Head kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noored kotkad, koduütred. Täna me tähistame Kaitseliidu 102. aastapäeva. 1918. aastal kogunesid meie vanaisad selleks, et moodustada toonaste omakaitsesalkade baasil uus organisatsioon, mille nimeks sai Kaitseliit. Kaitseliidu isaks võib nimetada Johan Pitkat. Organisatsioonil lasus juba toona olulised ülesanded. Oli käimas ju veel Esimene maailmasõda, kuid algav vabadussõda püstitas veel uusi ülesandeid. Sealhulgas näiteks politseitöö, piiri valvamine, vangi valvamine, isegi mobilisatsiooni läbiviimine. Kõik need ülesanded olid noore Eesti riigi jaoks äärmiselt olulised. Möödunud aasta jooksul oleme me päris palju rääkinud juurte naasmisest, et Kaitseliit läheb tagasi oma juurte juurde. Tõsi, me oleme teinud päris palju asju. Me oleme keskendunud territoriaalkaitse taastamisele ja selle aasta kõige suuremaks sündmuseks on olnud liikmeskonna audit. Liikmeskonna audit on näidanud meile, et umbes kolmandik Kaitseliidu liikmeskonnast soovivad küll aktiivselt panustada riigikaitsesse, kuid mitte ilmtingimata relvaga. Me peame ka neile leidma rakenduse ja just nimelt seda me nimetamegi laiapõhjaliseks riigikaitseks ehk siis juurte juurde tagasiminekuks. Teine pool juurte juurde tagasiminekust on territoriaalkaitse, kus niisamuti me oleme tegemas suuri muudatusi. Need muudatused tähendavad ennekõike seda, et me jätame Kaitseliidu üksused oma kodukohtadesse, et nad saaksid kriisi ja sõja ajal panustada kõige tõhusamalt just nimelt oma kodu ja oma ümbruskonna kaitsesse. Kuulge need, ma ei pidanud silmas seda juurte juurde tagasiminekuga, et me peame vabadussõjaaegselt soomusautod välja otsima. Selle aasta põhifookuses on olnud sõjastruktuuri paikasaamine ning väljaõppesüsteemi korrastamine. Me oleme siin lõpusirjel selleks, et järgmine aasta keskenduda tsiviilpoole peale. Sõjalise struktuuri paikasaamisega seoses me saame inimesed panna sõja ametikohtadele, anda neile välja varustuse, kõige moodsama varustuse, sellise nagu on kaitseväelastel, olgu sellest kas või automaat R20 Rahe, mida järgmise aasta jooksul oleme suutelised siis pooltele kaitseliidest andma ja edaspidi ülejäänutele. Heade asjade kõrval tuleb rääkida ka probleemsetest asjadest. Selle aasta meie kõige suuremaks probleemiks oli COVID-viirus, mis takistas meil kevadel läbi viimast õppusi ja väljaõpet, suvel võidupüha paraadi ja muid üritusi ning mis on meid saatnud kogu selle käesoleva aasta. Kuid käesoleva aasta kevadel näitasime me ennast ka riiki toetava organisatsioonina. Kõige rohkem panustas COVID-i vastase võitlusse just nimelt Kaitseliit, olles väljas ligi 2000 liikmega, mida tõestavad ka erinevad tänukirjad erinevatelt asutustelt. Paraku ei ole viirus tänaseks kadunud. Aga täna on meie sünnipäev. Ja sünnipäev toimub ikka. Mis sest, et COVID ei luba meil teha suurt rahvaüritust, siis meie südames on see päev tähtpäev, kuna Kaitseliit tähistab oma 102. aastapäeva. Ning sellel puhul tahan teile kõigile soovida veel kord jaksu, jõudu ja tervist sel päeval ning osalege aktiivselt Kaitseliidu tegemist, sest teist sõltub see, kui tugev on see organisatsioon. Ja ärge unustage siis kaitsma ennast ja oma lähedasi ka viiruse eest ning kandke maski.